Vabariigi president Kersti Kaljulaid jõudis kolmapäeva pärastlõunal oma idapiiri ja Setomaa visiidi käigus Obinitsa külla, kus külastas külakeskuses asuvaid ettevõtteid, lasteaeda ning lipuväljakul olevat kunstigaleriid Haljas Kunn. Obinitsa endises koolimajas töötavad lisaks kohalikule lasteaiale ja raamatukogule ka mitu käsitöö ja väiketootmisega tegelevat ettevõtet, sealhulgas Margit Mehilase lastebränd Hipsik ja T-särkide trükkimisega tegelev särgimeister. Ühel või teisel põhjusel on noored ettevõtjad leidnud just Obinitsas koha, kus oma tootmine üles seada, et turustada oma kaupa üle interneti nii Eestis kui välismaal. Külakeskuses töötava käsitöömeistri Terje Lillmaa sõrmede all sünnib aga legendaarne Seto pits ja ka näiteks vabariigi aastapäeva vastuvõtul presidendi abikaasa kantud vöö, mida meister ise pudelisuu vööks kutsub. Siis tavalise lihtsalt üle, nii. Nii, teete sõrmed ja seda ei liiguta. Aga selle tõmbad kinni, nii. Vastupidi. Ja halli hoiad. Halli hoiad, nii. Halli ei tõmba ja seda pruuni tõmbab. Ja nüüd jälle järgmisel. Aga mis pidi sõlm üle nööri läheb või ei ole oluline? Eks ta seda hoiad nii ja ütleb nii. Nii pidi. No kuidas Seto käsitöö elab praegu? Väga hästi elab. Nõudlus on väga suur. Jõuaks ainult teha. Kas nüüd pärast seda, kui president kandis vabariigi aastapäeval Seto rahvarõivaid, on nõudlus ka suurenenud? Ei ütleks. On helistatud küll ja küsitud, et kas on aega või kas on olemas juba midagi, aga kuna see Seto käsitöö on niivõrd aeganõudev, siis ei saa ühe päevaga midagi valmis ja lihtsalt niisama valmis ma midagi ei tee, kui on tellimus, siis hakkan tegema konkreetse tellimuse poole. No mida presidendi külaskäik siia tuppa teie jaoks tähendab? No seda tähendab, et käed värisevad. Et see on väga suur au, sest juba see oli suur au, et üldse meie poole pöörduti, et riideid vabariigi aastapäeva vastuvõtuks teha. Ja need valmisid, oli väga kena vaadata, kuidas presidendipaar nende riietega vastuvõtul oli. Et see oli väga-väga hea ja uhke tunne, et ka minu käed on seal osalised olnud. Setomaa ettevõtluse õite tutvustamine polnud ainus, mida presidendile näidati, sest rääkimist tahtis ka Setode selle sajandi suurprojekti Setomaa valla moodustamise käekäik ning Setomaa tuleviku väljavaated. No tahame presidendile kõigepealt näidata Setomaad ja kuidas me siin elame, mida me teeme, mis on meie plaanid, et selle suure kära ümber, mis selle Setomaa valla moodustamisega siin on tekkinud vahepeal, et näidata ka, et tegelikult ka selle valla ootustel ja meie valla omavalitsuse soovidel on ka põhi all ja selline ka taust, et see oleks nagu põhiline. No kui nüüd Seto vald saab ära tehtud, millised on need järgmised sellised suuremad eesmärgid, kuidas siis Setomaal elu peaks edasi veerema? Ma arvan, et kõigepealt on vaja, et see üleminek oleks valutu, et see uus vallavalitsus, vallavolikogu võtaks üle need funktsioonid, mida Setomaa valdade liit on täna siis üle 4 valla ajanud, et kõik need projektid, kohalikud, rahvusvahelised projektid, teine suur asi on muidugi inimeste lepitamine või selline kodurahu saavutamine, et tõestada, näidata, et see uus vald, mida nii oleme väga soovinud, et see ei ole mingi katk, vaid see on hea asi ja sellega saab siin koha peal palju korda saata. Kas kudi kangas, 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 kas kudi kangas, kangas, kangas. Aie lammast vettuma, 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 aie lammast vettuma, vettuma, vettuma. Palun tule meiega laulma. Lugu luiga tsirgu